Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 30. märts ja esmaspäeva hommikupoolik digitunni saate alustab saatejuhid Henrik Roonemaa, Ants Lõugas ja külas meil täna Mailis Plooman Elisast ning räägime erinevatel teemadel. Ka mõned mitte koroonaviirusega seotud teemad on meil saates. Alustame küll koroonaviirusest ja sellest, et esimene teadaolev suurem koondamislaine Eesti tehnoloogiafirmades on nüüd siis aset leidnud ja ma ütleks, et mõneti üllatavas kohas. Ja üks maailma suurim mobiilitootja tõi välja telefoni, millest võib saada ilmselt müügihitt, aga meil on tunne, et seda ei tohiks osta. Mina räägin põneva loo sellest, kuidas ma proovisin lapsele Minecrafti installida ja kaugele ma sellega jõudsin ja mida ma selle käigus avastasin, nii et kuulake. Anname veel nõu, kuidas antud praegustes oludes oma kodune internetiühendus viimse täiuslikkuseni timmida. Ja pikemalt räägime saates eelmise nädala tõenäoliselt ühest kõige olulisemast tehnoloogia teemast, milleks on see, et kes, kuidas, mis alustel, kui kaua ja kui detailselt võib ka Eestis hakata analüüsima seda mobiilide põhjal, kus inimesed liiguvad, kellega kohtuvad, kas püsivad kodus või mitte ja mis on maailma kogemused ja mida võiks ja mida ei võiks teha. Nii et selline saade. Digitund. Hakkame siis digitunniga pihta. Esimene suurem koondamine, vähemasti minu silma ei ole muud jäänud, tuli Eesti tehnoloogiasektorist eelmisel nädalal ja minule üsna suureks üllatuseks oli selleks koondajaks robotkullerite tootja Starship Technologies, kus töötas LinkedIni andmetel üle 260 inimese, Geeniuses oli meil sellest artikkel ja nad koondasid päris suure osa oma töötajatest. See kõik on kuidagi väga sellised ametlikke detailsed andmeid ei ole, aga firma tegevjuht Lex Bayer on öelnud, et jah, et koroonaviirus avaldab negatiivset mõju ettevõtetele üle kogu maailma, sealhulgas ka Starshipile ning paljud teised ettevõtted peame ka meie tegutsema praeguses olukorras tegema praeguses olukorras väga raskeid otsuseid. Hans, sul oli teooria selle kohta? Tegelikult ühe laused ütles veel, mis on võib-olla kõnekas, et see ettevõtte juht sõnas, et kuna paljud nende partnerid ülikooli linnakutes on olnud sunnitud ajutiselt oma tegevuse peatama, siis on pidanud ka Starship tegema muudatusi. Et mul tundub, jällegi ma ei tea täpsemalt, et võib-olla on tegu selles, et need lõppteenusepakkujad, kes siis toitu või pakke kuskil maailmas ülikooli linnakutes robotitega saatsid, ei saa tegutseda, kuna tudengid ei käi füüsiliselt koolis, vaid on virtuaalselt. Mul tundub, et asi on selles, sest teoorias, kas te ei nõustu, et selline robotkuller võiks olla just ideaalne lahendus praegusesse aega, kui me tahame minimeerida oma kontakte inimesega? Ja sellepärast ma ütlesingi, et see on üsna üllatav minu jaoks, et see sealt tuli, sellepärast, et kui ma olen just mõelnud, et kui on üldse firmasid, kellel praeguses kriisis hästi läheb, et siis kõik need, kes midagi kullerdavad sulle koju või kõik need, kes võimaldavad teha mingisuguseid asju kaugmeetodil, nagu ma ei tea, Verifid ja muud, et neil teoreetiliselt peaks nagu hästi minema, et see Starship oli üllatus, aga kui sa ütled õigesti, Hans, et see nendel hästi palju tööst oli ülikooli linnakutes ja kui seal on vaikelu, seal midagi ei toimu, siis nad ei saa ka pakkuda seda teenust ja ma saan loota, et kuna nad eelmise aasta siin augustis vist tõstsid $40 miljonit, see on päris suur raha, et nad on vähendanud seda sellist operatiivpersonali, ehk siis neid inimesi, kes reaalselt tegelesid selle teenuse pakkumisega ja mitte niivõrd selle teenuse või toote arendamisega. Aga see on kinnitamata igas mõttes see info. Ma oleks ka väga üllatunud, kui see puudutaks nende seda arenduskeskust, mis asub Tallinnas, nii et loodame, et ikkagi robotid aitavad meid hädast välja. Jah, no saame näha, kuidas muudel Eesti firmadel minema hakkab. Et ega tegelikult me oleme täna selles olukorras olnud ju ainult 2 nädalat. Ütleme 2-3 nädalat, et mõnes mõttes kindlasti võidavad need, kes teevad neid otsuseid kiiresti, kui peaks selguma, et see olukord kestab kaua. Aga praegu on kindlasti veel liiga vara, et mingeid suuri mõjusid siin näha.
Räägime parem, meil on mõned minutid aega. Ants, sina väga tahtsid rääkida Huawei P40 telefonist ja siis tuli veel, et Mailis tahtis ka rääkida. ma tahtsin rääkida sellepärast, et mulle tundub see huvitav fenomen, ma ei ole seda telefoni oma käega katsunud, ei ole oma silmaga näinud, aga tean siin kas või meie head püsikülalist Glenni, Glenn Pilvret, kes on seda uurinud, ütleb, et see on väga hea telefon oma fotovõimekuse koha pealt ja selline tugev järg Huawei varasematele mudelitele, aga nüüd, kes on tehnoloogia uudiseid jälginud, teab, et Huawei ei saa oma telefonis enam pakkuda siis Google'i operatsioonisüsteemi teenuseid ja tuge, ehk sisuliselt Google'i äppe seal ei ole, ka Google'i äpi poodi. Ja ma palusin Glennil teha sellise ekskatse, et ma panin kirja 40 äppi, mida ma ise tihti kasutan ja mis on olemas nii-öelda tavalises Androidis ja iPhone'is. Seal on kõik alates, ma ei tea, Gmailist, Google Mapsist kuni näiteks LHV, Swedbanka äpp, McDonald's ja Hesburger igaks juhuks panin sisse, Elisa elamus, Rimi, seinast seina, meelelahutus, Uber, Taxify, Bolt. Ja palusin Glennil uurida, et palju siis saab neid äppe kasutada uue P40-ga ja ta andis mulle vastus, et nendest oli seal 40 äpist saadaval 13, mis on siis isegi hästi ju. Kolmandik. Ma isegi üllatusin, et see nii suur number oli. Ma arvasin, et sa ütled mulle 0, ma olin täitsa valmistunud selleks. Ma arvasin ka, et väga üllatav, aga ülejäänud äppide jaoks tuleb siis kuidagi nagu kõrvalt sinna laadida ja mis on paras häkk, ütleme meie saate kuulajatele võib-olla käepärane, aga ma väga pelgan, et kui ütleme tavaline inimene läheb seda ostma ja see telefon saab nii populaarseks nagu need just soodsad mudelid, P30 Lite on olnud tõeline müügihitt, et kui see P40 Lite saab sama popiks, siis inimesed on päris keerulises olukorras, kui nad näevad, et selles telefonis ei olegi ühtegi äppi, mida nad päriselt tahaksid. Aga me saame Mailisi käest küsida, teie Elisa on olnud ju väga suur Huawei müüja, kas see P40, ma ei tea, on teil, tuleb, mis teie plaanid Huaweiga on? No nüüd sa küsid mitut asja korraga, et mis on plaanid Huaweiga, väga loodame, et nad ikkagi oma kaubandussõja ja tüli saavad lahendatud ja Huawei on meile olnud ka väga pikka aega partner eelkõige mobiilse internetiseadmetuses, et selles osas ei ole mitte midagi muutumas. Aga seda telefoni teema juurde tagasi tulles, siis mina ise mulle väga minu telefon meeldib, mis on siis P30 Pro, eks, ja ma ütlen, et inimesed minge ostke Huawei P30 Pro, sellepärast, et jah, nurga tagant saab sinna 40-sse ka kõik need asjad sisse, aga kas sa tahad käia iga päev nurga tagant neid asju otsimas? Ja just, minge ostke P30 Pro. See on väga diplomaatiline vastus. Saime aru vist sõnumist. Aga kas see 40 üldse on Eestis müügil? Eelmüük on, jah. Eelmüük käib, jah. See on vist, jah. Ei, ega inimestelt ei saa võtta õigust ära proovida ja katsetada. Me oleme ju igasuguseid väga põnevaid veidraid asju müügile võtnud siin. Jolla omal ajal näiteks sellised, kas näiteks Nokia N9, kui te mäletate täiesti eraldi operatsioonisüsteemiga. Näited, väga head. Nüüd on siis ühesõnaga Eesti populaarsem telefonibränd on kukkunud sinna selle Jolla ja Nokia N9 kategooriasse. Aga vaatame, võib-olla nagu inimesed tõestavad vastupidist ja ütlevad, et meil on siin viimase 10 aastaga nagu kõikidel selline nutivilumus saabunud, et kõik oskavad kusagilt nurga tagant neid APK-sid tõmmata endale või tegelikult see natuke lihtsamaks tehtud, saab kloonida siin vana telefoni ja kõiki muid selliseid asju, aga paistab. Ma nüüd väga kiuslikult, Mailis, vaatasin just teie kodulehekülge, mis sinna e-poodi ja seal on tõesti ELTL, Huawei P40 5G 8 pluss 128 gigabaiti, kõik on väga hästi. Kuskil ei ole, ei siniste, punastega, mustade tähtedega suurelt kirjas, et tähelepanu, siin ei ole neid äppe, mida sa tahad. Ja ma ei ütle, et peaks olema, küll aga ma küsin, et kas sa ei arva või kas sa natuke muretsed selle pärast, et kui tohutu hulk inimesi neid ostab ja nad lähevad koju ja pakivad selle lahti ja avastavad, et nad ei saa sellega peaaegu mitte midagi teha, siis teil on probleem. Teil on väga palju tigedaid inimesi, kes küsivad, et mille sa mulle müüsid? Jah ja ei. Sellised, kuna tegemist on ikkagi tippmudeliga, eks, et siis seda tippmudelit enamasti ja tippmudeliga, mis alles tuleb välja, ehk siis tegemist on hetkel eelmüügiga, et enamasti selle eriti eelmüügis tippmudelite müüjad on üsna teadlikud ostjad, et nad ikkagi nagu niisama emotsiooni pealt ei satu sellise mudeli ostjaks. Aga ütleme nii, et see sama küsimus on väga õigustatud siin 6 kuu, 7 kuu pärast siis, kui tuleb esimene selline hinnalangus tõenäoliselt ja siis, kui temast on saamas selline, kas siis saab või ei saa selline rahvamudel, siis küll, jah. Ma arvan, et see saab olema klienditeenindusele üsna selline omapärane väljakutse. No paistab.
ühte asja veel öelda, et ma pelgan seda, et kui inimesed õpivad ära neid äppe installima nii-öelda nurgatagustes kohtadest, siis see on tõsine nagu turvarisk, et sa võtad suvalisest kohast, mida sa usaldad, ütleme, et see ongi see LHV äpp või Swedbanki äpp ja paned midagi väga kahtlast, mis tegelikult su panga siis sisse logimisandmed pihta paneb. Nii et... Täpselt, eriti kui siin veel aasta tagasi tegime läbi ühe sellise poolidentiteedivarguse ja selliste pahatahtlike küberrünnakute laine, et ma olen nõus, et ma ütlen veel kord, et ostke Huawei P30 Pro praegu. See on ka uuena reaalselt müügil, on ju? Ja. No, muidugi on. Selge, aga meie teeme pausi ja siis läheme edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, Henrik Roonemaa, Ants Lõugas ja Mailis Plooman arutamas nädala tehnoloogia uudiseid ja ma siis mõtlesin, ma räägin teile ja võib-olla kuulajatele ka, et kuna me siin kõik rõõmsalt niimoodi kodus istume, minu poeg on 7-aastane, suur Minecrafti fänn ja naabripoiss ka, naabripoiss on paar aastat vanem, ka suur Minecrafti fänn, muidu nad mängivad koos kogu aeg, tavaliselt ta tuleb meile külla, nüüd ei saa. Ja siis ma mõtlesin, et paneme nad siis niimoodi üle interneti koos mängima, et seal väidetavalt saab. Ja siis ma ei tea, kas keegi teist on läbi teinud selle kadalippu. Kas sa tahad rääkida Realmsidest? Oota, ma ei tea veel, ma nägin neid. Sina räägi meile Realmsidest, ma räägin sulle sellest, et kui sa teed oma lapsele Windows 10 konto, ja sa oled nii rumal, et sa teed seda nii-öelda ausalt. Ehk et sa lähed, lisad mitte lihtsalt konto, vaid lisad lapse konto. Siis Microsofti selline digitaalne käehoidmine lapse kontole on ülivõimas. See on täiesti uskumatu, kuidas kõik on kinni keeratud seal. Ja sa ei saa aru, kust kohast neid lahti tuleb keerata. Sa sisestad pidevalt paroole, lapse parool, enda parool, lapse parool, enda parool. Hüppad nende kontode vahelt, logid sisse sinna lapse kontole, vaatad, ei, ta ikka ei saa seda teha, lähed enda kontole. Laps peab saatma sulle mingid palveid iga väikse asja kohta, mis ta tahab teha. Ja siis sa jälle lubad neid ükshaaval. Ja see kõik on kohati inglise keeles, kohati eesti keeles. Mitte mingit loogikat mulle seal ei tundunud olevat ja neid kohti oli ka terve müriaad, kus kogu aeg sai midagi kinni lahti keerata. Kuni selleni välja, et ta oli Chrome'i brauseri ära blokkinud isegi juhuks, kui ma käsitsi lubasin lapsel kasutada Chrome'i brauserit, siis Microsoft oli väga veendunud ja tegelikult oli pannud Chrome'i kõige mustemasse nimekirja üldse. Sest Chrome'i peal ei saa Microsoft seda kätt hoida ehk et jälgida, mis saite mu laps külastab. Ja seetõttu oli Chrome absoluutselt keelatud brauserite aplikatsioonide nimekirjas. Isegi juhul, kui ma seda lubasin, siis Microsoft ei lubanud ja ta ei öelnud ka mulle. Nii et juba selle peale läks mul selline suur hulk aega ära. Ja siis, kui ma sain lõpuks, Minecrafti ostmine oli ka omaette nali, sellepärast, et ma pean ta digitaalsest poest ostma. Ja siis ma tükk aega mõtlesin, aga et kui ma ostan ta endale, siis mul on ju jälle probleem. Sellepärast, et ta on ju seotud mingi minu kontoga. Ja siis ma pidin ta ostma oma lapse, kingitusena oma lapse kontole, kes muidugi ei saanud seda installida, sest tal ei olnud mingeid õigusi ja ma pidin neid minema jälle andma. Ja siis, kui ma panin selle Minecrafti käima ja vajutasin seal nupule, et ma tahaks sõpru lisada nüüd, et otsiks selle naabripoisi siis üles, siis teatas Minecraft, et ikkagi ei saa. Et sinu digitaalne lapsevanem ei luba lisada siia mitte mingeid sõpru. Ja kui sa tahad seda konfida, sa pead minema hoopis mingisse järjekordsesse kohta, mingisuguse Xboxi profiili. See oli täiesti crazy. Ja ma jõudsin sellega nii kaugel, et hommikul, et ma pühapäeva hommikul siis, et ma kõik need load vist nüüd keerasin lahti õigest kohast. Aga nüüd mu järgmine probleem on nagu see, et ma tegelikult ei tea, kus seda naabripoissi otsida, sellepärast, et on olemas see Xboxi account või see, kus on mingid kontod, on ju. Ja siis on olemas Mojangi konto, ehk siis see originaalne mingisugune Minecrafti konto. Ja ma ei tea, kas need kuidagi ühilduvad. Ja ma ei tea, kas ma saan oma lapsele selle Xboxi konto kõrvale tegelikult teha ka Mojangi konto. Ja kus see naabripoiss selles suures Minecrafti maailmas on? Mina ei tea. Lisaks peab ilmselt naabripoisi isa kõik selle sama kadalipu ju läbi tegema ja muidu on vähe kasu sinu pingutustest. Ja lisaks on seal veel, kui näiteks keegi peaks mängima seda iPadis, siis tähendab, et sa pead selle ostma selle iPadis, selle äpi ja võib-olla äpi sees tegema mingi ostu, et osta mingi maailm või profiil. No ühesõnaga, seal on veel paar kihti keerukust. See kõlab nagu selline IQ test, vaata.
Oi, see nõuab nagu 130 vähemalt IQ-d. Ja mina tegelikult alati mõtlen, et minu käest ka tulevad mõnikord ikka inimesed küsima, et ma ei tea, et mu laps on liiga palju arvutis, et kas ma saaksin need vanemlikud kontrollid, ma ei tea, õpeta mind natuke või et kas ma saaks kuidagi seda teha. Ja nüüd ma esimest korda teen seda ise läbi ja ma ütlen teile ausalt, ärge jama, teil on 100 korda lihtsam saavutada oma lapsega mingi normaalne usalduslik suhe, temaga lihtsalt rääkida, kui hakata seda absurdset digitaalset käehoidmist seal konfigureerima. Aga Hendrik, võib-olla sa oled vanaks jäänud, võib-olla su 7-aastane oleks selle nagu kadalippu nagu väga lihtsalt läbi teinud, et anna tema kätte, Ei, ma ei usu. Ma kirjutan sellele 2 käega alla sellele petitsioonile, mis on koostamisel, sest et paljud lapsevanemad praegu on selles samas seisukorras ja kui veel tahta teha selles nagu Realms, mis on nagu Minecrafti maailma asub pilves, et iga nii-öelda su sõber saab minna sinna pilve maailma suvalisel ajal, et sa ei pea nagu olema kohtvõrgus, eks, siis on seal veel üks keerukuse aste, et seda jagada. Oota, mis asi, mis see veel on, räägi mul. No Realms on nagu lisateenus on ju Microsoftilt, et sa teed oma maailma, mis asub Microsofti serveris ja kui sa ise ka ei mängi, siis su sõbrad võivad seal sinu maailmas mängida näiteks, aga et me kõik saaksime sinna liituda, et selle teha saaks, siis sa käid mööda neid erinevaid kontosid taga ja otsid mingeid lukke, kus on see keelatud, lubatud või see on Kafka nagu naeraks selle peale, et tema ei suutnud ka nii head süsteemi välja mõelda. Ma arvan, et igatahes mu reaalne plaan on nüüd see, et ma lähen homme valetama Microsoftile, et mu laps on 22. Kahjuks jah. Aga lapsed kasvavadki väga kiiresti. Väga kiiresti. Eile veel oli 7, nüüd on 22 ja ei ole vaja enam kätte hoida, aga kust ma naabripoisi leian, seda ma veel ei oska öelda. Ja tegelikult, ega see Minecrafti asi on ju üks näide, mulle lihtsalt tundub, et Microsoftis töötavad inimesed, kellele maniakaalselt meeldib teha uusi kontosid. Ma mäletan, kui nad Skype'iga liitusid, ma ei saa siiamaani aru, ma siiamaani ei tea, millise konto ma Skype'i kasutan. Seal on neid mitu ja lisaks mul on veel mingi Office'i konto, ma olen suht kindel. Mingisuguse office mingit.comiga. No Microsoft ütlebki, et mul on live.com aadress, mul on windowslive.com aadress ja ma ei välista, et mul on ka mingi microsoft.com aadress või midagi sellist. Et ma ei orienteeru kahjuks selles maailmas, et võib-olla äkki meil on mõni kuulaja, äkki mõni Microsofti spokesperson näiteks või selline evangelist, kes tahaks tulla meile saatesse, et me teeme erisaate. Terve saate võib rääkida ainult sellest, et millest teil kontot või järgi sükest saadet küll tehke, seda nüüd keegi teine peale teie 2 ilmselt ei taha kuulata, ma arvan. Ja seda küll väga egoistlik saade. Samas turunõudlus on, ma ütlen, sest see on oluline selline, Minecraftil on sotsiaalne komponent väga tähtis, et sa mitte üksi ei ehita, vaid koos sõpradega seal. Aga ma ikkagi arvan, et andke lastele kätte ja poole tunniga on see asi lahendatud viisil või teisel. Ma arvan, te mõtlete üle siin lihtsalt vanakooli inimesed. Mõtle, minu viga oli tegelikult see, et ma hakkasin tegema lapsele lapsekontot. See oli esimene väga suur viga. Mida ükski laps elu sees ise endale ei teeks? Ei, loomulikult mitte ta teeks administraatori konto. No just täpselt, ma räägin. Anna lapse kätte. Ja siis ma ütlen homme lapsele, et ta saab mängida Minecrafti siis, kui ta on suuteline ise Linuxit installida. No täpselt. Ja adminigu seda ja lasku käia, on midagi kasu ka. Aga me teeme siia pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja Hans Lõugas, Henrik Roonemann ning Mailis Plooman räägivad täna tehnoloogia uudistest ja loomulikult ka sellest, mis on seotud meie igavese kodus istumisega. Ja üks teema meil jäi siin natukene, kuigi me plaanisime eelmises plokis selleni jõuda, siis me ei jõudnud, oli see, et kuidas endal kodune internet praegustes tingimustes paremaks teha. Et käime sellega läbi, enne kui me siin inimeste jälitamise juurde lähme. Ma üldse ei tea, minul on Elisa 500 megabittine ühendus siin kodus, on vist 500 või midagi sellist. Ei ole olnud probleeme, aga ma saan aru, Mailis, et inimesed massiliselt pöörduvad teie poole ja ütlevad, et mul on häda praegu internetiga, sest kõik on kodus. Mul on 3 last, igaüks tirib Witcherit alla ja mina ja abikaasa peame olema 80 osalejaga videokonverentsis. Ja no sul selles mõttes on õigus, et kuigi siin viimased nädalad on kõigil ilmselt olnud suuresti kriisijuhtimine ja uute olukordadega harjumine, siis üks muster nüüd küll joonistus välja juba selle esimese kooli ajal kodus olemise nädalaga on see, et kui sul on ikkagi 2 täiskasvanut, kes kõik siis distantsilt või kaugtööd tahavad teha ja siis on sul 1 või 2 kooliealist last ja nendel kõikidel kipub olema siis sellel ühel samal ajal kuskil seal kella 8 ja näiteks kella 4 vahel erinevad
ma ei tea, koosolekud, koolitunnid, noh, videokonverentsid, ütleme siis nii, või siis mingisugused failid, mida on üles või alla vaja laadida, et siis tulevad välja küll need mured, mis sellise tavapärase igapäevase interneti kasutamisega välja ei tule. Et minu enda esimene lemmik on alati see, et kallis klient, võta ruuter kapist välja. Et isegi kui ta nagu, noh, ei ole võib-olla kõige nägusam asi sinu majapidamises, siis eriti praegusel ajal, kus kõik su seadmed väga-väga sõltuvad ja tööelu ja koolielu sõltub sellest, et internetiühendus oleks stabiilne, siis võta ta kapist välja, pane ta sellisesse kohta, kus tal oleks õhku ruumi, ta ei kuumeneks üle, see on üks asi, ja teine asi, ta saaks vabalt siis seda internetti pakkuda kõikidele. Ja teine soovitus... Wifist räägid? Jaa, Wi-Fi, no õhku ja siis sellist hingamisruumi tahab ka siis, kui sa oled juhtmega selle küljes. See oleks nagu esimene soovitus, et neid kiputakse panema kuskile teleka taha ja kappi ära ja riiulile ja mingid raamatud sinna ette, et see ei mõju kõige paremini. Safe on kõige vahvam koht, kust me oleme ruuteri leidnud. Hea kindel koht, kus seda hoida. Puuriti kaablite jaoks auk sisse. Inimene mõtleb turvalisuse peale. Jaa, loomulikult. Arusaadav. Aga jaa. Ma lisaksin siia, Mailis, ma olen nõus sinuga, ma lisaksin ka selle, et mina oma koduses sellises IT-majapidamises olen hakanud väga juhtmeid, neid internetikaableid, võrgukaableid armastama. Et kõik seadmed, mis ei ole telefonides ülearvutid, kui vähegi võimalik, ma panen juhtmega. Nõus, täiesti nõus. Telekas, mis iganes meediamäng ja täiesti nõus. Kus on wifi võimalus, ärge pange, jah. Ja seda ka juhul, kui sulle internet õuest tuleb üle õhu, ehk siis isegi kui see on 4G ruuter näiteks, mis sul veel üle mobiilivõrgu selle interneti tuppa toob, siis ka siis võimalusel ühenda juhtmega nii palju seadmeid, kui vähegi võimalik. Juhe on alati selline kindel, et ei ole minul veel juhtunud, et juhe alt veaks küll, aga wifi läheb aga ikka lolliks ja tuleb mingid restarte teha, päris sellest nagu ei pääse. Mis me veel saame öelda? Tagavaraks hotspot, jah? Kui on ikka õudselt vaja, siis pane 4G püsti ja kannatad ära. Jaa, kodus võiks olla vähemalt 1-2 seadet, mis siis suudavad, on ta siis pisike taskuruuter või siis on ta telefon, mis jagab seda internetiühendust, et ma arvan, kõikidel on olnud see olukord, kus sul on tööalaselt üks mingisugune väga oluline kohtumine, mis kindlasti peab saama peetud ja siis midagi juhtub su selle koduse püsiühendusega, et juhtuda võib, mida iganes, lihtsalt ruuter väsib ära, vajab restarti, aga sul on vaja see asi ära teha, et mingisugune backup ühendus võiks kindlasti olla. Kui muud paremat mõtet ei ole, siis osta, ma ei tea, bensiinijaamast või kusagilt kas või kõnekaardi stardikaid, et sul oleks midagigi olemas, et kui sa ei taha mingisugust kuutasulist lepingulist lisakohustust endale võtta, aga las nad olla sul olemas, et sul oleks nagu võimalik kiirelt kasutusele võtta. See kindlasti. Mul lisaks väikse tehnilise veel soovituse, et ma olen ise märganud viimase nädala jooksul mingid seadmed on Wi-Fi's üliaeglased ja märkasin, et mul on millegipärast töötab 2,4 GHz Wi-Fi võrk, see on see vanemat tüüpi. Ja seda on linnas eriti palju ja see on ülekoormatud ja võrgud segavad üksteist. Ja uuematel ruuteritel on 5 GHz. Kui see peale panna, siis on öö ja päeva vahe, nii et vaadake, kas saate seda valiku teha. Kortermajade probleem eriti, kus karjuvad väga paljud Wi-Fi ruuterid kõik erinevates korterites üksteise peal, nad paratamatult hakkavad üksteist segama, nii et kui sul on võimalik muuta sagedust, siis see nüüd ei ole päris selline asi, millega kõik iseseisvalt hakkama saavad, siis ma soovitan oma operaatorile helistada ja siis saab juhendada juba telefoni teel, et kuidas seda teha. Sellest võib ka kasu olla, täpselt olen nõus. Ja ma arvan, et siia lõppu võiks ju lisaga ikkagi selle, et kui sa oled 6 aastat edasi lükkanud kiirema netipaketi võtmist, sellepärast, et saab ju hakkama küll ja pole vaja, siis võib-olla on täna see aeg. Jaa, nõus. Ma arvan, et see 500, mis mul on ikkagi, mul on selline ametist tulenev 500, on ju, et ma lihtsalt pean seda ostma, et aru saada, miks see üldse olemas on. Aga 100 võiks ju ikkagi olla, kui on perekond kodus. Kui sa otsid sellist rusikareeglit, siis selline 10-20 megabitti sekundis pereliikme kohta, kes tööd tahab teha. Et ta päris niimoodi nagu ühtlaselt ei jagune loomulikult inimeste vahel, aga umbes nii peaks arvutama. Et kui on 3 inimest kodus, kes peavad hakkama saama, siis alla 30 pole mõtet, 50 oleks hea ja siis sealt edasi. Mida rohkem on pereliikmeid, seda rohkem võiks siis antud hetkel ka neid megasid olla, mis siis 1 sekundis sinu poole teele tulevad. Olgu, aga lähme siis selle eelmise nädala põhiteema juurde, ehk siis mobiili statistika analüüs Eestis. Ja see oli tegelikult selline veider sündmustik, kus meie minu meelest Geeniusega kirjutasime esimese loo sellest, et riik hakkabki mobiiliandmeid analüüsima, vaatab, kas inimesed istuvad kodus, nagu kästakse või ei istu ja mida nad üldse teevad.
ja siis järgnes selline mitmepäevane veider pingpong, kuidas Statistikaamet küsis mobiilioperatoritelt mingeid andmeid ja operaatorid hakkasid läbi ITL-i suhtlema ja omavahel kuidagi mõtlema, et mis andmeid me anname ja õiguskantsler pidi sekkuma ja siis tuli siseminister Mart Helme ja ütles, et me üldse saame GPS-i andmeid ja siis ei saanud keegi enam üldse midagi aru, sellepärast, et kust neid siis võetakse ja tohutu segadus ja see lõppes sellega, et nädala lõpuks nüüd teatasid siis Statistikaamet ja mobiilioperatorid, et operaatorid analüüsivad neid andmeid ise, et ei annagi välja. Ja see oli äärmiselt huvitav case. Ma kujutan ette, Mailis, et sinu nädal oli huvitav, töörohke. Noh, minu nädal hakkas pihta ja siis, no mis see siis on, 9. päev nagu läheb, et kogu see lugu algas tegelikult siis 20. märtsil. Siis ta hakkas pihta ja siis jõudis sellise minu jaoks loogilise, ma ei saa öelda lõpuni, aga vähemalt sellise vahepausini reedel. Reedel jõudsime sellise üsna hea lahenduseni. Oli segane nädal. Ma olen täiesti nõus sellega. Kui ma üritan seda kuidagi inimkeeli nüüd lahti seletada, et mis siis toimus, siis ma hakkan natuke nagu tagantpoolt pihta. Mobiilioperaatorite jaoks on liikumisandmete töötlemine täiesti tavaline, igapäevane, normaalne tööosa. Miks? Sellepärast, et me töötleme ainult anonüümseid andmeid, sest et ükski võrgupurk ei tea ja võrku absoluutselt ei huvita, kes on need täpikesed, kes seda ühendust sealt võrgus küsivad, eks. Ja miks me neid andmeid töötleme? Mobiilivõrku ei saa niimoodi planeerida, et võtad aga Eesti kaardi ette ja et nagu siukse, ma ei tea, nagu reis ümber maailma või siis, ma ei tea, tsirkuse mängulaud ja siis hakkad neid mängunupukesi, neid tugijaamu sinna panema, nii et ma ei tea, mingi ilus kujund tuleks välja või nii, kuidas nagu võrguarhitektil või võrguinsenerile endale nagu kõige parem tunduks, et sellisest võrgust ei ole mitte kellelegi mitte mingisugust kasu. Võrku tuleb ehitada sinna, kus on inimesed, võrku tuleb laiendada seal, kus inimesed käivad ja võrk peab minema nii-öelda järgi inimestele, kui inimesed muudavad kohti, kus elatakse, kohti, kus liigutakse, mida iganes. Ühesõnaga, see on täiesti tavaline, normaalne töö analüüsida seda, kus su kliendid tegelikult on, kus nemad sinu ühendust tahavad kasutada. Ja sellepärast on meie jaoks nagu sellised terminid, meie all ma mõtlen siis nüüd kõiki mobiilioperaatoreid, sellised terminid nagu anonüümsete andmete analüüs, see on täiesti tavaline, see on täiesti igapäevane. Ja me ei saanud alguses aru keegi, see on siis omakorda nagu üleilmsel reedel, siis me ei saanud isegi aru, kuidas me räägime kohati siis avaliku sektoriga nagu erinevat keelt, et meie räägime nagu anonüümsetest andmetest ja samalt nagu kohati küsitakse või meedias vahel nagu räägitakse sellest, et hakatakse kedagi konkreetset jälgima või kellegi liikumist nagu jälgima, et see tekitas nagu tohutult palju nagu segadust ja tohutult palju errorit meil majas sees ka. Et anonüümsetest andmetest ei ole võimalik mitte kedagi trackida, mitte kellegi nagu konkreetset asukohta kätte saada. Et see lihtsalt ei ole võimalik seda nii teha. Ja sealt see pingpong alguse saigi, et kuna selline segadus oli operaatorite sees, siis ITL on lihtsalt meie selline ühine keha, kus on nagu väga hea ja lihtne operaatoritel ka omavahel nõu pidada. Ja ITL-i poolt siis ka Andmekaitse Inspektsiooni poole selline üleküsimine teele läks, et näete, et meil soovitakse nagu selliseid andmeid, mis teie hinnang on. Ja igalt poolt, kus me nagu ka küsisime, igalt poolt täpselt sellise vastuse saime, et loomulikult anonüümseid andmeid, anonüümseid liikumisandmeid ongi okei töödelda ja tohibki töödelda. Nüüd see pingpong, nagu siis Hendrik alguses nagu rääkis, mõne päeva veel kestis, kus me lõpuks jõudsime sellisesse kohta ja nüüd ma hüppan siia viimasesse reedesse tagasi, et üks asi on see, et sul on andmed, need anonüümsed andmed ja sul võivad olla ka nagu väga head andmeteadlased ja ma usun, et Statistikaametis loomulikult on väga head andmeteadlased. Aga kui sa ei ole igapäevaselt nende andmetega kokku puutunud ja sa ei tea neid nüansse, mis on täpselt mingisuguste üksikute numbrite sees või taga, siis on väga raske, väga kiiresti, väga head tulemust kätte saada. Ja siis neljapäeval ja reedel lõpuks jõudsimegi sellisesse kohta, et tegelikult on ju kõikidel operaatoritel olemas väga tugevad, väga head andmeteaduse tiimid, kes seda ülesannet lahendavad natuke teistsugusel eesmärgil, aga Statistikaameti juhendamisel needsamad andmeteaduse tiimid nüüd omavahel panevad jõud kokku ja teevad siis selle sama analüüsi riigi jaoks ise ära, ilma et me üldse mingeid andmeid kusagile liigutama peaks. Mulle tundub see siuke... Teie enda süda on nagu rohkem rahul selles osas, et teie klientide, ehk siis tegelikult meie kõigi Eesti inimeste privaatsus on nagu rohkem kaitstud. Et te ise teate, mis te teete ja mida te ei tee. Jah,
seda nagu igal juhul, et no ma nagu klientide poole pealt, ma saan aru, et oli väga ehmatav aeg-ajalt lugeda neid lugusid, mis eetrisse jõudsid, kas siis kirjalikult või siis, või noh, kuhu iganes eetrisse. No ma kliente selles mõttes nagu rahustaks maha, et noh, polnud nagu mitte hetkekski kordagi laual sellist varianti, et kellegi nagu päris liikumise nagu üksikisiku või isegi mingisuguste väikese grupi inimeste liikumisandmeid oleks võimalik nagu üksikisiku tasemele viia, et noh, sellist andmesetti meie õigusruum ei võimalda välja anda, et nagu ükskõik mida keegi küsib, no lihtsalt ei saa, ei ole võimalik ja neid samu liikumisanalüüse, aga me ise teeme anonüümsete andmete pealt, et see kliendi andmete sinna lisamine oleks lisatöö ja see oleks nagu täiesti mõttetu lisatöö veel sinna lisaks juurde. Aga jah, nagu minu süda on rahulik sellepärast, et noh, minul endal nagu koos MindTitaniga on nagu ülikikkes andmeteaduse tiim olemas, kes seda ülesannet kindlasti nagu väga-väga hästi suudab lahendada ja nüüd ma reedel terve päeva veetsin põhimõtteliselt koos siis ka Telia ja Tele2 andmeteaduse tiimidega, kes on väga kihvtid inimesed ja väga-väga hästi orienteeruvad nendes samades andmetes, et ma arvan, et me saame lihtsalt 3 ettevõttega koos ülihea lahenduse väga-väga kiiresti nagu ka välja anda. Teeme siia pausi ja siis jätkame sel teemal. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja räägime siis asukoha andmetest. No ega tegelikult puht tehniliselt, ma ei tea, kuidas juriidiliselt on ilmselt väga keeruline, aga tehniliselt oleks ju võimalik teha mingi selline lahendus ka Eestis, et kui sa oled saanud selle diagnoosi, siis me jälgime, kus sa käid ja kui sa liiga palju ringi liigud, siis Jüri Ratas saadab sulle SMS-i ja ütleb, et püsi kodus. Või et kui sa oled saanud diagnoosi, mis on umbes 5, keskmiselt 6 päeva oled sa nagu peite ajas, et kus sa oled selle varasema aja jooksul käinud, kellega kokku puutunud. Aga siin vist ikkagi seadused tulevad vastu või Mailis, sina oled kindlasti paremini kuulsid. Seda lihtsalt kellegi otsusega ei saa teha. Ei, seda kellegi otsusega ei saa teha. Selliseid asju on tegelikult teistes riikides tehtud küll, aga sellisel juhul see inimene, kes selle diagnoosi on saanud, vabatahtlikult ise annab selle loa ja enamasti siis ei kasutata mitte mobiilside andmeid, vaid kasutataksegi su seade, su telefon ise hakkab edastama päriselt siis nagu GPS-koordinaate ja asukohti, kus sa oled olnud. Nii nagu igaüks võib logida sisse oma, ma ei tea, Google Mapsi kontole ja siis nagu sealt vaadata, kus ta käinud on. Vaata, aga ma tahtsin sult küsida eelneva juttu jätkuks, et kui operaatorid hakkavad andmed analüüsima, siis kas need on need andmed, mis on sisuliselt mobiilimastide järgi positsioneerimine, et te ju ei saa GPS-i andmeid telefonid? Me GPS-i andmeid nii võimekad ei ole keegi. Aga see ei ole päris positsioneerimine, eks ju. Et positsioneerimine on teine asi, aga jah, ikkagi nagu sinu seade räägib meie võrguga ja selle pealt on võimalik välja arvutada teatud asukohti. Aga kui täpne see on? Aga kui täpne see on, Mailis? GPS on väga täpne ja mina olen haige, lähen Ansule külla, eks ole, siis me räägime, me teame, et ma olin Ansul külas. Ja, me räägime siin ikkagi linnapiirkondades täpsusest, ütleme, sirkliga võid tõmmata kaardi peale selline 100-250 meetrit, nagu täpsus, siuke ringtõmba enda ümber sirkliga ja maapiirkondades. See on ikka väga ebatäpne. Ja, aga nagu selleks otstarbeks. No, mis on otstarve, kui su otstarve oleks kedagi nagu trackida ja jälitada, see on kohutavalt ebatäpne loomulikult ja sellepärast see metoodika absoluutselt selleks ei sobigi. Aga kui see metoodika on üldiselt inimeste liikumist jälgida, see sobib väga hästi. Ja siis sobib, jah. Aga mis see on see üldine liikumine? Mida operaatorid nüüd tegema hakkavad tegelikult? Mida te uurite sealt andmetest? Et kus inimesed käivad üldiselt? Ei, mitte isegi kus inimesed käivad, vaid kas inimesed liiguvad pärast eriolukorra kehtestamist rohkem või vähem. Ehk siis oli mingisugune periood, kus meil ei olnud mitte mingisuguseid nagu liikumispiiranguid, siis hakkasid need liikumispiirangud erinevatel kuupäevadel meile tekkima ja see esimene analüüsi etapp ongi selline, et kas inimesed üldiselt erinevates maakondades, erinevates haldusüksustes, kas nad liiguvad rohkem või vähem. Mida veel on võimalik siis välja arvutada või mida veel on võimalik sealt kätte saada, on see, et erinevatele andmepunktidele on võimalik siis nii-öelda arvutuslikult tekitada tema
kodu tugijaam, kodu asukoht, mis ei pruugi olla loomulikult see koht, mis päriselt tema kodu on, aga on mingisugune koht, kus ta sagedasti viibib. Jah, kõige sagedamini kasutatakse kellaaega selline kella 2, kella 4, kella 2, kella 6 öösel, et see on enamasti see aeg, kus nagu inimesed on kodus, et mis iganes see punkt siis on. Ja siis on võimalik jälgida ja arvutada seda, et kui suur hulk inimesi siis päeva jooksul sellest asukohast, mis siis igal ühel on erinev ja igal ühel on siis mõnevõrra relatiivne, siis kui kaugele ja kui mitu korda ära käiakse. Aga seda jällegi mitte iga üksiku punkti kohta, vaid seda siis töödeldagi, ma ei tea, mingisuguse haldusüksuse tasemel näiteks. Ma ei tea, Pirita linnaosa, Lasnamäe linnaosa näiteks niimoodi. No, kes tahab, ma korra toon võrdluse maailmast, Tectonics X-iga on üks firma, mis USA-s kasutab samasuguseid operaatorite andmeid ja nad näitasid oma analüütika tööriista, kus sa põhimõtteliselt visuaalselt saad võtta siis Miami lähedalt rannalt ühe lõigu, seal kevadvaheajal, millised telefonid on rannal viibinud ja vaatad järgneva nädala või 2 jooksul, kuhu need telefonid on läinud üle Ameerika, mis näitab, et kui inimesed on saanud sealt nakkuse, kuhu nad on selle välja kandnud. Et sa teed siis ikkagi sektsiooni mingist geograafilisest piirangust, kus eeldad, et näiteks seal on puhang on ju, ja siis vaatad, et kuhu võivad selle mõjud ulatuda. Ja no siin Ameerika on muidugi üsna teistsuguses õigusruumis kui Euroopa. Et Euroopas päris nii seda teha ei saa, sest et juba ei saa töödelda juhul, kui mis iganes päring annaks tulemuseks vähem kui 5, ütlen praegu peast, 5 siis seadet või 5 numbrit, siis kohe automaatselt seda mitte kusagile ei kuvataks, mitte kusagile nagu arvesse ei võetaks. Jah, 6 on ka tegelikult üsna vähem, ma ütlen esmareaktsioonina, et see 6 inimest ei tundu tõesti olevat väga suur grupp ju tegelikult. Kahjuks peame meie põneva arutelu siin lõpetama, sellepärast et kellaaeg ütleb, et tuleb lõpetada. Ma saan aru, et mingisugust üksikute inimeste jälgimist ei ole ja antud hetkel Eesti seadused ka seda mitte mingil juhul ei võimalda teha. Kas võib nii öelda? Eesti seadused ei võimalda mitte mingil juhul operaatoritele anda välja isikustatud andmeid. Seda sama on öelnud nii Andmekaitse Inspektsioon, õiguskantsler, siin pole üldse kahtlust, keegi pole kahelnudki selles, nagu mitte kunagi ükskõik mida küsitakse, operaatorid seda välja öelda ei saa. Ja mitte kellegi huvi hetkel ja ükski operaator ei kavatse teha sellist tööd, et mõnda mingit konkreetset seltskonda kusagil jälitama hakata. Küll, aga ma arvan, et on hästi oluline teaduspõhiselt anda ette fakte nendele inimestele, kes siis väga keerulises olukorras väga kiiresti peavad otsuseid langetama. Et ma arvan, me kõik tahame elada sellises ühiskonnas, kus otsuseid langetatakse faktide pealt ja kui mobiilsed operaatorid saavad siin kaasa aidata, siis me igal juhul teeme seda väga hea meelega. Olgu, meie aitame kaasa praegu sellega kõigile, et lõpetame saate ära ja saate hakata kuulama muid saateid või minna tööle tagasi. Aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.